Tuleks see 20. sajand juba kiiremini, lausus Alatskivi mõisahärra Arve Tohates. Tema saksa keel kõlab pehmelt, baltilikult. Toapoiss noogutab ja nuuskab nina. Mõisahärra rinnus pitsitab, mida kõike pole ta abielu jooksul teinud. Kõigepealt lasi isa kodu remontida. Jah, seal oli neil kitsas. Parem juba linnas, haritumas seltskonnas. Ta otsis värskelt valminud majja terve korruse, aga sealt polnud õhku ega ruumi vastuvõttudeks. Jahiloss, onupärandus oli puust. Selge, puust on kuidagi mitte rikas. Rahaga eputada on piinlik, aga ärid läksid hästi. Natuke võib endale lubada ka. Pealegi olid neil lapsed. Pärast reisi Šotimaale oli asi selge. Arved, muu hulgas suurepärane joonestaja, projekteeris lossi. Palmor oli eeskujul, valge, tornikestega, karniisede ja sakilise rõduga pea sissekäigu kohal. Aga mina ju ei tahtnud seda, on abikaasa hommikul öelnud. Mina tahtsin Peterburgi, õukonna lähedusse. Miks ma peaksin aitäh ütlema millegi eest, mida sa enda jaoks tegid? Arvedi kael tõmbub punaseks. Millised asjatud pingutused selle nimel, et abielu õnn välja teenida. Jumal küll, ta on aadlik, aga kaupleb metsa, vilja ja loomadega. Teised lasevad palgalisel mõisavalitsejal töö ära teha. Valitsejad varastavad. Selge see, ent sellega lepitakse. Lase veduvanker ette anda. Midagi suupisteks, koerad jäävad koju. Toapoiss jookseb korraldusi jagama. Võimalusi, kuhu minna, on mitu. Võib sõita Kadrina mõisa, einestada, kuulata anekdoote. Seal on üks mõisatüdruk, naerukurrud põskedel. Arved vangutab pead. Kodurahu on niigi õhuke. Parem jätka ekspeditsiooniga Kääpa jõele. Eesti vägimees Kalevipoeg olla seal omaenese mõõga läbi jalutuks jäänud. Rahvajutud ei võrsu tühja koha peal. Isegi kirjanikud pole nii targad, et kõike päris ise välja mõtleksid. Kas mõõk või jalakondid muidugi võiksid ju seal olla? Käänuline tee künklikus Padavere metsas. Roheline sammal, kõrged männid, värskendav okkalõhn. Kutsar viipab piitsaga metsa alusele. Kuklase pesad on ära Arvedile tuttavad. Õieti kuuluvad need koos metsaga talle ja proua abikaasale. Halt! Hõikab Arved. Metsaalune on jahe ja okkalõhn veelgi tugevam. Mõtleks vaid mõned üksikud emased ja terve pesa täis isaseid, arutleb mõisahärra. Ja millise maja on prouad ehitada käskinud. Arved kükitab pesa kuhile ette. Niiviisi on pesa temast kõrgem. Tere päevast, sipelgad, lausub mõisahärra. Tal hakkab pea ringi käima. Kõrge enesekindel hääl justkui tervitaks teda vastu ja hääl on tema peas, mitte kõrvades. Arvet surub ebameeldiva tunde maha ja räägib. Mulle meeldib, kuidas te olete oma asjad korraldanud. Keegi ei laiskle, aga isegi teie ühiskonnas on lõhe. Ma saan aru küll, et ema panustab munedes, aga kui ma peaksin valima, eelistaksin tema rolli sellele, et töömeeste seas surnud põrnikat tirida. Ise tead, ütleb hääl tema peas. Härra Arvedit tabab äge peapööritus. Ta kaotab teadvuse. Ärgates on kõik justkui korras. Esimene, mida ta näeb, on tundlad. Vaadegi on teistsugune. Ta liigutab jäsemeid, neid on rohkem. Ta on kuklane. Teda ümbritsevad kuklased, kes hellalt naeratades serveerivad männiokkaid ja põrnikatükke ning Arvet teab, et on aeg muneda. Samal ajal turgutab toapoiss mõisahärra keha elule. Ta valeb härrale konjakit suhu. Too puristab ja teeb kummalist nägu. Kulub aastake enne, kui härra taas inimese moodi käituma õpib. Aga sealt edasi läheb kõik hästi. Isegi Kalevipoja mõõga leiab uuenenud mõisahärra üles. Ainult lihavõtte ajal põritseb ta kurvalt värvitud mune
ja liigutab otsmikul sõrmi, justkui oleksid need tundlad.